töökollektiiviga külas Anna Lutteri stuudios Uperkuut. Ta oli nii lahe ja inspireeriv inimene, et meie päev nägi välja siis selline, et Anna kõigepealt tund aega rääkis ise oma elust, oma tegemistest, kogu sellest ettevõtlusest, tema käsitööprojektidest. Siis me saime valida, kas me meisterdame või läheme orienteeruma, mis oli ka väga tore, et sai niimoodi kurtuda vahel, mida mõistatusi seal lahendada ja uurida ja põnevat teada saada. Aga mina valisin selle meisterduse, ehk siis me saime teha nahast ise kas võtmeripatsid, kotiripatsid, käepaela, kõrvarõhkaid. Natuke selline lasteaialapse tehtud, aga ma arvan, et tore meene ikkagi. Mul on sulle kingitus. See küll ei ole super ilus, aga mulle? See on sulle, jah. Ja sul on see küll olemas, aga mitte minu oma. Uperkuut. Kas tegid täna Uperkuuti? Ossa meie kodu. Väga nunnu ju. Sa oled sina. Mina? Olen meie kodu. Sina oled minu kodu, sina oled beebi kodu, sina oled kutsude kodu. Ma oleksin kodu süda kirjutanud, aga Ü-tähte kahjuks ei olnud ja siis ma panin meie kodu. Väga armas, see läheb diskikotti külge. Aga vahva ju. Kas seda tegidki täna päeva? Sa ei teinud. Kadri käis täna tööl. No oled ka kade tööpäeva üle või? Olen küll, jah. Ja pärast seda siis meil oli söömine, ülihea toit oli. Aga ma nüüd kiman Rakverre, toome kutsud ära ja siis vaatame, mis me täna äkki teeme veel oma päevaga või mitte. Tere, musid! Tere! Tere! Kus sa nutad? Kus sa nutad? Tere, Kalla! Tere! Pentli! Kas sa pahandad minuga? Ahah. Joo. Kus me läheme? Poodi. Mis me poest ostame? Beebiasju. Ja mõtlesin, et ma kasutan juhust, kui me oleme Rakveres. Et lähme vaatame, kas siin on mingid valikut. Ma ei ole teadlikult veel midagi eriti ostnud, sest et oleks lihtsam kolida, aga kuna me siia kanti ilmselt väga ei satu rohkem, et siis lähme vaatame, kas seal on midagi. Kas sa aitad mul valida? Jah. Mis värvi me ostame? Äkki sinist? Äkki sinist, jah. Roosasid ei saa. Karl ei luba roosasid seal ka panna. Kas sa arvad, et maasikapüksid on poisile head või? Ma ei tea. Mis sa arvad, mis Karl ütleb selle peale? Ma ei tea. Äkki hakkaks naerma? Ma arvan, et ta ei lubaks seda. Kuidas neid saab võtta üldse? On nunnud või? Joo. Kas me peame võtma neid? Sellised ägedad püksid. Nii äge värv on, vaata. On ju äge. Sellised ägedad püksid ja sellised ka. See on tõesti äge värv. Vaata, siin on nagu täpid. Mummud. Oota, siin on pisikese kindad ka. Nad on tõesti nunnud. Me jõudsime poest tagasi. Näitame, mis me saime. Esiteks Kiidsoonist sellise komplekti. Püksid. Väikesed kindad. See oli vist Indexist vist sain 2 asja. Ühe sellise body 62 suurus, 56. Oota korra, 56 suurus. Ma vaatasin, et siuksed vahvad
mingid traktorid ja maaloomad on. Et siuke maapoiss. Nii, tahad näidata? Ja siis selline väike pidžaama kombe. Mis mulle meeldis oli see, et see on lukuga, ehk siis nii mugav on beebiga öösiti näiteks vahetada. Et ei pea neid trukke panema. Sulle meeldis see rebane siin on ju? Jah, ja armas. See on ka 56 suurus, nii et see täitsa läheb juba algusest. Nii, näita. Siis sellised armsad sokid. Mimmi valis neid, et ja Karl kiitis heaks. See on kõige lemmikum, jah. Selline komplekt. See on mõmmiga siuke podi, 56 suurus. Ja siis on püksid ka siin jalgade peale mõmmi kõrvad ja nägu. Siin on väike armas kampsus. See on nüüd 62 suurus, natuke suurem. Sellised armsad püksid. Kas need ei olnud komplektis või? Kuule, need olid sellega vist komplektis. See oli üks komplekt, mida kui ma Mimmile näitasin, siis ta ütles, et nii armas, ma hakkan nutma. Sellised armsad. Need on kingad. Kingad? Näita. Ülinummid. Suksed mõmmidega. Hästi nummid. Siis on selline väga armas pehme võtsikene. Saab tava kanda, kui on paras. Jah, ta sünnib ka niimoodi enne vastu talvet. Ja siis kõige ägedamad sellised väiksed jalanõukesed. Sellised väiksed papud. Nii palju oli soodukaid, nii et väga hea aeg oli praegu minna. Nii veel, mis me veel välja valisime? Sellised ägedad karumütsid. Siin on valge, siis siin on pruuni ja salgas. See oli natukene... näe, see oli komplektis. Me nad võtsime juurde. Sallid ka. Siis selle valis Karl välja. Tegime videokõne ja ta ütles, et kaelkirjakuga peab kindlasti tulema. Kaelkirjaga, siis teise pool on pruun. Siis on pruun ka. Ja selle valis ka Karl välja. Ta mõtles, et rongid on meeldivad. Rongid meeldivad, jah. Ja 1,99 nagu nii odav. Ma ei tea, kuidas me nii soodukat aegsa sattusime. Nii. Ja siis on sellised sinised püksid. Lindexist. Leidsin Lindexist veel 56, ainukesed 56 suurused püksid, mis seal olid. Nii. Kas nüüd on beebi asjadega kõik või? Ei ole. Üks asi ka. Lähed mütsid ka. Sellised täitsa beebi. Teine on sinine. Vot, nii palju sinist. Nii palju sinist kraami. Nii. Näitan seda. Ja, näita. Me võtsime, nii. Sellised. Need on klambrid. Võtsime Mimmiga samasugused. Siis ma leidsin H&M-ist siukse pluusi endale reisile kaasa. Ma võtsin mingi õmblus lahti. Ma võtsin M-suuruse. Ma kardan, et see võib olla suur. Aga S tundus, ma kartsin, et S saab väike kõhuga. Nii et ta istub nagu päris lahedalt seljas. Mina võtsin enda sellise ägeda kapibara särgi. Mulle väga see meeldib. Väga ilus. See tänase riietusega oleks ka väga hästi sobinud. Ja siis mina võtsin enda sellise stiikliigu. Ma ei kirjuta siia, aga mulle meeldib joonistada palju. Pole vahet, kas sa kirjutad või joonistad. Sellise märkmiku. Vot. Nii et selline väike shopping oli meil. Ciao. Ciao, Pentti. Oi, sul on silmad märjad ja. Kas sa oled minust pettunud? Miks? Mis jättis mind maha sind ja 4 päeva olid ilma isegi. Vaata, kus kurat. Kas sul on hea meel kodus olla? Pelli, tule siia ja.
Tšau, Mirka! Oi! Musi, ei taha musi, enne huvitava. Tere hommikust! Tere hommikust! Lapsed, mis te teete seal? Käisite küla peal ja nüüd saite aru, et peate kokku hoidma, jah? Te ei ole mitte kunagi koos maiuseid söönud ühes kohas. No Pentti, sina oled omadega diivani või seal pesa vahel kuskil. Saate kätte või? Issand, kui armas, et te koos sööte. Ühe pea ja teise perse. Kutsadega oli see, et või noh, iga kord on niimoodi, et nad on kodus mingi perioodi ära meiega. Neil läheb kõht lahti. Isu ei ole, nad on tülis, ei kuule sõna ja siis saadame need nagu 3 päevaks laagrisse ja tulevad tagasi. Junnid on jumala priimad, isu on nagu kuradi hobusel. Praegu isegi söödi kõik porgadid koosest ära. Kõik süüaks ära. Need on sõbrad, apparently, mida pole kunagi enne toiduga juhtunud ja matsutab täie jõuga ja kuulavad jumala hästi sõna. Hullult tahavad tähelepanu. Siukesena. Ideaalsed lapsed. Need küll meie koerad ei ole ju. Kas teil sai sõprus läbi? Sa leidsid teise pesa ja sa mahud ka siia pesa, sest ma pole sind siin pesa sees näidki. See on tavaliselt Bentley pesa. Väga nunnu oled. Ja sina oled ikka seal oma kussinite vahel kuskil. Oi, nad näevad vaeva selle pulgaga. See on põhimõtteliselt nagu puuoksjonäriks. Tal ei ole esijambaid ka, eks tal on raske hoida seda kinni. Tere hommikust! Minul on täna puhkuse esimene päev, ehk siis mul oli eile viimane tööpäev ja nüüd mul hakkas põhipuhkus ja augustist hakkaks siis nii-öelda see emapuhkus. Esimese kohustusena ma võtan järgmise vlogi ette. Ma praegu laen neid faile alla ja tahaks selle vlogi enam-vähem valmis teha. Tegin endale just hommikusöögi. Kuna ma ei ole vahepeal poes käinud, siis ma jääkidest panin midagi kokku. Mul oli avokaadot, tuunikala, muna, kurki, toorjuustu. Tegin siukse määrde. Kuna saia leiba ei olnud, siis ma leidsin maisigaletid. Mul sai just vlog valmis. Laeb praegu alla. Ega ma ei ole täna rohkem mitte midagi muud teinud. Üks asjalik ülesanne, mis ma tegin, ma sorteerisin natukene asju. Ja ma tegin korda oma meigilauas sahtlid. See küll võib-olla ei näe väga sorteeritud välja, aga siin oli väga palju kola, mis ma ära viskasin. Seda ma ainukesena ei puutunud, need on mu küüneasjad, mida me peaksime täna tegema. Sest see on suht kogu aeg korras. See oli kohutavalt sassis, mul kõik kõrvarõngad olid laiali, igal pool patsikummid laiali, panin need kõik omadele kohtadele. Selle kummutini ma tahaks ka jõuda mingi päev, mul on seal peal need beebi asjad. See triikraud ei peaks seal olema. Ma tahaks need beebi asjad saada sahtlisse. Neil oleks oma koht. Aga kell on kohe 6. Karl peaks tööpäeva lõpetama ja midagi oleks vaja teha süüa.
et tomat ei meeldi, aga mul ei olnud mitte midagi muud, nii et ta peab leppima sellega praegu. Soola. Tere mees! Tere mees! Ma räägin teile oma päevast. Tulge siia. Mina täna hommikul ärkasin üles, hakkas kiire. Läksin ühte töömajja, võtsin asja, läksin teise töömajja, viisin asja sinna ja siis tuli minu juurde reklaamiagentuur tööle. Mina hakkasin Fordi reklaami näoks nüüd. Ehk siis kõikides Fordi reklaamides saate mind näha. Ja ma olen loll, et ma selle vastu võtsin, aga hea küll. Aga ei, tegelikult oli tore, tegime Fordi reklaame ja see kestis kuni kella 1 päeval, mis tähendab seda, et mu päris töö jäi tegemata ja kuna see on jaanide kuu, siis on väga vähe tööpäevi ja me lähme ka puhkama kuu lõpus, ehk siis lihtsalt 4 päeva tööpäevadest on juba läinud ja räigelt palju on teha ja ühesõnaga hästi raske päev oli ja ma tulin töölt koju täna niimoodi, et ma oleks peaaegu liftis minestanud. Ma värisesin, kui ma tuppa tulin. Jõubell. Ja siis teate, mis veel põneva? Täna hakkasid Diski European võistlused. Esimesel päeval 2 eestlast said top 4 hulka ja nad alustavad homme kaameratega, mida ma tahan kindlasti näha. Üldiselt mängitud kaamerad järgi ei ole ainult 2 kõige paremal grupil on ja need on esimeses grupis. Nii et homme näeme kaamerast siis eestlasi discgolfi mängimas lauluväljakul. Eesti üks parimaid naismängijaid viskas väga ägeda viske Olaridana. Ilus, tubli, kiidan. Albert Tamm tegi 2 head viset täna. Kaugelt, ma rohkem ei näinud, võib-olla tegi teil. Aga ma annan teile vahepeal diski update'i, mitte et teid kotiks, aga ma lihtsalt annan. Ma filmisin just Shane'i hauli ja ma vaatasin, et kaamera ei fokusseerunud ära, nii et ma teen uuesti. Aga igas tahes. Mulle ei meeldi üldse netis shopata ja koha peal lihtsalt on ka väga tüütu käia ja väga ei leia midagi. Ehk siis lihtsam tee on osta Shane'ist ja kui ma ei eksi, siis minu meelest need tulid 4 päevaga kohale. Ma kartsin, et need ei jõua enne reisi, nüüd ma võtsin väga minimaalselt. Siis mõtlesin, et natuke sellised suviseid raseda riideid, mida reisile kaasa võtta. Ja 3 asja. Esiteks raseda seelik. Selline suvine. Siis teisena olid siin bikiinid kuldse detailiga. Ülemine osa ja siis alumine osa on raseda ujumispüksid. Nii et ma arvan, nendega on päris mugav, pluss veel kõht on kaitstud reisil, et ei saa otsest päikest ja kuumust peale. Ja siis 3. oli siuke suvine kleit. Väga korralik materjal tundub. Ma tahtsin sellist õhukest suvekleiti. See kleit on veidi fail. See materjal tundub üldse selline nagu pildilt. Ja mis on imelik on see, et siin on mingi siuke osa. Ja ma vaatasin pildi pealt, et ta peakski olema nagu siin ees. Aga ta kuidagi nagu ei sulandu kokku ja ta lihtsalt ongi nagu siuke lahtiselt nagu küljes. Aga mul tuli teine pakk ka, mida ma juba avasin, aga see läheb kingituseks. Ma lähen homme õhtul oma sõbrannade lõpetamisele, kes on kolmikud. Ja ma mõtlesin, et tahaks juurde ka mingisugust kingitust, kuna nende sünnipäeva peole me ei jõua minna, sest me tuleme täpselt reisilt. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen neile kingituse ka lõpetamise ja sünnipäeva eest. Ja kuna ma ise olen selline romaanide armastaja. Ja siis ma mõtlesin neile kinkida ühe
armastusromaani sarja, kus on 3 raamatut. Ehk siis iga õde saab 1 raamatu. Ja mulle endale meeldib täiega üks sari, millest ma olen lugenud 2 raamatut ära. See muidu on inglisekeelne, aga 2 nendest raamatutest on tõlgitud eesti keelde, mille ma olen läbi lugenud ja 3. veel ei ole. Ja siis ma olen seda 3. nagu hoidnud veel, et ma ei loe inglisekeelset, vaid ootan, kuni see 3. tõlge välja tuleb. Aga neile ma tellisin inglisekeelsed raamatud. Ma tean, et üks nendest loeb kindlasti inglisekeelset raamatuid. Teiste puhul ma ei tea, aga ma loodan, et äkki kulub ikkagi ära. Ehk siis see on Lewis Score'i Things We Never Got Over, Things We Hide From the Light ja Things We Left Behind. Ja need 2 esimest on mul läbi loetud. See roosa on mul endal kodus ka olemas. Ja selle 3. kohta öeldakse, et see on kõige parem. Ehk siis ma teen kõigile 3 sellised väiksed pakikesed. Mis ma lisaks mõtlesin teha, et ma teen ise järjehoidjad. Vaatan, kuidas see välja tuleb. Teen mingisugused nimelised. Ja äkki Karl saab need ära lamineerida. Et on selline väike meene ka veel juures. See on üks sari, mida ma kindlasti väga soovitan, ilma et ma oleksin seda lugenud. Aga seda kiidetakse kõige rohkem, nii et kui need esimesed 2 olid head, siis see on ka kindlasti väga hea. Aga proovime mingisuguseid järjehoidjaid teha, vaatame, kuidas see maalimine üle pika aja välja tuleb. Lasen neil nüüd ära kuivada ja siis teen mustaga veel täiendusi. Tere hommikust! Ilusaks Bentley karv on läinud. Karl ajas paar nädalat tagasi tekiilaks, sest selle alopeetsia pärast tal oli niikuinii selg paljas. Ainult sellised üksikud vatikarvakohad olid. Ja nüüd mitu nädalat on jõudsalt kasvanud ja väga ilus valge karv tuleb juba. Ma sain need just lamineeritud. Kodus lõikan need parajaks. Aga nüüd ma käin ilmselt depos kõigepealt, vaatan, mida ma sealt saan. Tegelikult ma tahaks midagi kingitusele veel juurde, aga mul ei ole õrna aimugi mida ja kuhu poodi ma minema peaks. Et depost ma kingitust küll ei saa juurde, aga alustame sealt ja siis vaatame, kas mul tuleb mingeid ideid või jätan lihtsalt selle raamatu. Kui ma panin depos korralikult hullu. Esiteks ma käisin täiendamas varusid. Meil olid otsas kaartemaiused, millega ma neil igapäevaselt jätan üksinda koju. Siis mul oli vaja puhastusvahendeid,
sealt. Ma olin depos ja mõtlesin, et ma ei viitsi minna täna kesklinna või kuskile lillepoodi, et kimpe võtta või mingeid lilli. Ja siis ma mõtlesin, et teeks ise. Ja nüüd ma tulin sealt siukse hunnikuga ära. Aga noh, ma loodan, et mõte loeb. Küsisin Marta käest nende kleidi värve ja ta ütles kollane, roheline, sinine. Ehk siis ma ideaalis oleks tahtnud teha nende värvidega kimpe, aga no sinist on kohutavalt raske teha. Ma võtsin lillepoest ühe siniseks värvitud oksa, et oleks midagigi sinist selles sinises kimbus. Ja ma küll tahtsin depost mingisuguseid erilisi lilli, aga seal olid põhimõtteliselt ainult roosid. Seal oli 3 viimast hortensiat, mille ma kõik 3 võtsin ära. Õnneks siin on kõikidel sees sinist, nii et vahet ei ole, millisesse kimpu ma panen, siis sinine saab ka natuke kajastust. Ma pean kohe vette panna, nüüd muidu närtsivad ära, kui ma hakkan tegema. Ja siis ma leidsin Prismast oksi, mida tavaliselt depos alati on, aga seekord ei olnud. Nii et siuksed oksad ka juurde. Ma ei tea, mis nüüd välja tuleb, aga teeme nüüd 3 kimpu valmis. Need kõik siia nüüd valmis. Ma ei küsinud täpselt, mis värvi kleit kellel on. Nii et ma panin umbes praegu need kimbud, kingitused ja lipsud. Ostsin siia 3 sellist, palju tahab ka näha, veenduda, kas on ikka head asjad. Kommikarbi ja raamatu. Ja siin on siis järjehoidja. Ma oleks tahtnud küll siia veel midagi juurde, aga ei olnud rohkem aega ja mõtteid, et ma arvan, et piisab küll. Ma eesmärk oli poole tunniga kodu enam-vähem korda teha. Ja ma praegu sain köögi kenasti korda, nõud masinasse, põrandad tegin tolmukaga kiirelt puhtaks. Asjad kõik on ära pandud, puhas pesu, kappi, voodi korda. Ja ma sain kodu korda ja mul on tund aega nüüd aega ennast korda sättida, et sõitma hakata. Ja suurem mure on see, et mis ma panen selga ja mul pole õrna aimugi. Ma tahaks kindlasti panna kleidi. Okei, mul on 2 varianti. Mul on see valge kleit. Ma olen ühe korra seda kandnud, see käis pesus. See on kohutavalt topiline ja vajab tõikimist. See. Teine variant on see kleit. Siia küll sobiksid väga hästi kontsad alla, aga neil toimub see istumine, ma arvan, et aias ja õues. Ehk siis mul ei ole mõtet kontsi sinna panna. Ma panin siia valmis musta kinga variandid. Kuldse tehtud võib-olla panen musta vööga või siis panin siuksed rose gold ehted ja variandid, nii et ma ei teagi kumba valida. Teeme kiirelt meigi ära, mul on väga vähe aega, ma arvan. Primer. Näiteks see Maybellini 4-in-1 Glow. Nii, siis jumestuskreemina kasutan seda Plump & Glow uut jumestuskreemi. Concealeritest on ma lemmiks L'Oreali oma. Ta asendab minu meelest väga hästi seda Tarte Shape Tape'i. Ja kuna ma lähen nädala pärast reisile, siis ma väga loodan, et me sõidame kuskilt Sephorast mööda. Sest see oleks väga paha, kui ei sõidaks. Kontuur. Siis mu ainukene kreem bronzer on hetkel see Essence oma. Ma lihtsalt kasutaks selle lõppu ära ja siis otsiks omale midagi muud korralikumat. Kreem põsepuna.
mul on neid Rare Beauty omasid 3 tükki. See toon sobib mulle täna vist kõige rohkem. Läheme puudertoodete juurde. Kõigepealt paneme silme alla puudrit. Sädelusega bronzer, mis mul on selline Revolution jama. Teeb oma töö päris hästi ära. Puuder põsebuna. Kasutan seda kaili jama. Nüüd on jäänud siis veel ainult highlighter, kulmud, ripsmed, huuled. Nii, ma otsustasin ikkagi selle Rose Gold kasuks. Panin need kingad. Tundus, et kaelakeed natuke liiga palju. Ma panin siuksed sarnased kõrvõrngad, kaelakeed. Võt nii kutsud. Aga hakkame neid kihama. Aine on hea, hooja ja varju ja ma tahaks pigem siga. Minu pere, minu meil. Nii uhke. Õnn, et ma memmeke teab, et kus piduripedaal on. Isegi mingeid emotsioone on, no ma sõidan talle sisse. Nii suur, ta on nii suurem kui... No läks istu. Ma arvan, et nii palju ei puudu, et teeb auto ikka jumala. Nüüd oli üleeile lihtne puder oli seal, siis peale seda siia pole tulles Savisaare tee otsa. Lihtsalt tahate näha, kui lahe naine mul on või? Mul oli mega raske tööpäev. Tulin koju, töölt kolleegid andsid mulle õlle. See oli juba maasikas sinna päeva lõppu, sest reede on. Ja tulen koju. Kujutate ette, vaadake seda. Ma sain elus esimest korda lilli. Mu naine tõi lilli mulle. Armastan sind, Kadri. Sa oled väga nunnu, aitäh. Nii, tähistamine see läbi. Või noh, ma mõtlesin, et... ma mõtlesin, et oleks aeg vist koju minna. Kell on juba vist 9 ja ma sõidan niikuinii tund aega ka veel koju. Karlil on sõber, kes elab Šveitsis ja nad arvutis teevad kõne ja neil mõlemal sattus tänane õhtu täpselt vabaks. Nii et nad niikuinii vestlevad veel. Nii et mul eriti kiiret ei olnud, aga lähme nüüd koju. Tere hommikust! Mul on täna siuke kehv päeva algus. Esiteks ma ei saanud terve öö magada. Sest üks laps mu kõhus otsustas terve öö möllata. Esimest korda. Tõesti kohutav, ma lihtsalt ei saanud magada. Ja praegu me just koristasime. Karl veel peseb põrandalt teises toas. Ja kohe peaks ma ema siia jõudma, kellel on täna sünnipäev ja ta ei öelnud, ta tuleb siia. Nii et mul ei ole talle ka midagi anda, sest et ta tähistab hiljem. Vaatsin, et ta on kohe kohal, et ma ei jõua talle tellida ka midagi. Nii et pole midagi siis. Aga mul on täna plaanis minna veel ühele lõpetamisele. Mis tulebki siia, et me läheme koos sinna. Ja ma sätlin ennast praegu valmis ja siis vaatame, mis see tänane päev meile veel toob. Käisin just lõpetamisel, oli kodus väike istumine ka ja siis meil oli kokku lepitud, et Karl korraldab täna teidi. Hello. Double. Ma tahtsin sama teha. Teeme joomaga edasi või? Et Karl korraldab teidi. Ta ei öelnud mulle ka midagi, aga ma küsisin vihjeid, siis ta ütleski,
et ma võin siia kleidiga tulla ja et sa ei mäleta, millal sina siin käinud oled ja millal mina siin käinud olen. Ja siis ma autos nuputasin välja, et see võiks olla äkki botaanikaaed. Jah, meesti botaanikaaeda. Kuhu kurat ma raseda naisega lähen? Me käisime seal mõni aeg tagasi. Ja siis ma mõtlesin, et täna on ilus ilm. Tuleks jalutaks botaanika see on väga hea mõte. Kui me käisime Teletoonis, siis ma ütlesin ka, et tahaks botaanika aeda, siis me nägime sealt ülevalt ka. Ja pärast lähme sööme kuskile ja mõnus. Väike teit. Väga hea. Aitäh, kallis. Palun. Meid kõnetas üks naine, kes on siin botaanikaaias administraator ilmselt sissepääsu juures. Ja siis tahtis meile öelda, et me olime väga toredad ja meie korter oli väga ilus ja et kahju, et me ei võitnud. Nii tore naine oli. Nii kohe kuidagi rääkis ka sellest botaanikaaiast eleusega. Ma rododendronid ja poiengid tuleb kõik ära vaadata. Kõige parem, see ja minge sinna. Et kohe kirega rääkis, et nii tore. Nii et tegi täitsa üheks. Võtsime kaardi, vett, mulliga, mullita ja nüüd lähme sisse. Mis asja? Tahaks oma koju lakke selliseid. Jaa, kindlasti. Tahaks oma koju lakke selliseid. Issa, ma ei ole siin ammu käinud. Ma käisin kunagi, ma arvan, põhikoolis. Mingi ekskursiooni raames. Ma käisin laulukoolis. Harilik kardemon. Seda? 2 ilusat lille kõrvuti. Ma saan tulnud. Ma olen natuke suurem muusid. Ma leidsin Bentley selja. Vaata, kui palju Bentley selgu siin on. Minu meelest nad näevad välja nagu Muumioru lugudest, nad hatifnetid. Lihtsalt on silmad puudu. Millal sa viimati Muumioru lugusi vaatasid? Eelmine aasta Oskariga, kui ma seda hoidsin suvel. Ma kukkusin kogemata põõsasse ja see kõrbetas mind. Vaadake seda. Mul ei jälg peale. Täpselt selle lehega. Ja siit poolt. Näe, mul ei jälg peale kogemata. Kõrbetas ära mind. Süsi mustaks läks? Jah, kohe põles ära. Ai. Lähme kohe ära. Ilusad. Varsti see kõik on täis roose. Ma panin kuupäevaga mööda. Ei paanu. Kuu aja pärast siis saate tulla roose vaatlema. See on päris mõnus. Kui ilm lubab, siis on päris mõnus. Jaa. Tead, mis on kallis? No. Tegelikult mu teidi mõte oli see, et ma viin siit sööma, on ju. Jah. Ja siis mõtlesin, ma toon lilli. Jah. Ma mõtlesin hoopis, ma toon siin lillede juurde. Ja need kõik lilled on sulle kallis. Aitäh, kallis. Ainult, et sa ei saa neid koju kaasa võtta ja nad elavad edasi ja teinekord ma saan tulla edasi uuesti vaadata neid lilli. Palju parem kui see, et ma ostan sulle lilled, lõikame need edasi. Viime poodi. Ma maksan palju raha sellest, siis need märksivad ära. Mõtete? Need ei kesta, jah. Tundus väga hea menüüvalik. Ma võtsin väga huvitava. Ma võtsin küll väga kindla peale minekutoidu, milleks on minu jaoks krõbekana, aga see on makusa pelgi vahvliga. Ja ma ei tea, mida tähendab. Nagu, kuidas sa saad neid kokku panna? Mis mina võtsin? Mina võtsin oma tavapärase veise. Ankekoodi. Ja siis võtsime 2 mokteili. Mis oli müntfluent või? Jaa. Ülimaitsev. Mintfluent. Ülimaitsev. Jah. See juba ei tundu sul olema medium rare. Medium rare, kohe saame teada. Mina võtsin medium rare antrekoodi, pataadifriikad. No siin ongi näha, et ta magusa pelgi vahvli peal lihtsalt. No, ta tundub hoopis. saame näha, kui hea ta on. Head isu. Head isu. See kombo ei ole küll hea. Reaalselt ongi magus. Lihtsalt ongi magus happer. Ma saan aru sellest magus happu kombost, aga ma mõtlesin, et äkki nagu on midagi head seal. See kombo toimib, aga ei see toimib. Ma tellisin
ma tellisin medium rare liha. Okei, see näeb kaamera peal päris punane välja, aga ma ütlen ausalt, see on jumala pruun. Ma ütleks, et see on medium done pigem. 36 €. Nice. Me parkisime samasse kohta, kus me parkisime siis, kui me esimesel teedel käisime. Siis meil oli vähe parem auto. See on jumala äge auto, ma ütlen teile kõigile. Jah, aga siis oli elektrikas. Mulle räigelt meeldib see auto, ma pean teile ütlema kõigile. Tulge ostke mult Fordi. Istu. Kas te tahate minna? Tahate minna õue, tahate minna õue või? Me otsisime parkimist, ma ei tea kui kaua veel. Igatahes me tulime Disco festivalile. Täna on finaalipäev. Ma muudel päevadel vaatasin netist. Nüüd ma tulin finaali laivi vaatama. Võitsin piletid ühelt nädala mängult. Anu, kas sul on kõik korras? Mäletad eile sa proovisid ka tasakaalu teha. Tahad, ma lähen sinna üles? Rüppud seal alla. Anu, sul on kõik korras. Me vaatasime natukene naiste viskeid ja siis tulime koju. Mina olin nii väsinud ja tahtsin magada. Jäime Karliga lõpuks mõlemad magama. Aga siis Karl ärkas üles ja läks meestevõistlust vaatama. Tere! Tere! Kus te käisite? Ski vaatamas. Ma näen, et sul on midagi käes. See on üks, mille me ostsime koos. Ja me käisime kõik need telgid läbi ja seal ei olnud rohkem midagi. Ma leidsin tee pealt. Maasult. Mul oli vaja. Siis kui me käisime, siis sul ei olnud vaja. Ma leidnud neid algusest. Ma läksin rahulikult, vaatasin üksi ilma. Naine tagant kiirustaks. Ma ei kiirustanud tagant. Me raudselt nägime neid ka enne. Seda me küll nägime. Ei. Seda. Sa valetad. Igatahes, mul on nüüd kõik olemas. 60 € läinud jälle. Mis asi? Mis asi? See oli... Ma tean küll hindasid.